Möödunud aastal oli Eestis umbes 36 000 doonorit. Vaid ligi 300 neist olid afereesi doonorid. Nende jaoks alustas märtsi alguses Verekeskus uut kingisüsteemi. Läheme vaatame, miks on afereesi doonorid nii väärtuslikud. Aferees on veredoonorluse meetod, mille käigus veri lastakse läbi masinast, kus eraldatakse vajalikud osad. Seejärel suunatakse veri tagasi inimese vereringesse. Protseduur kestab tavaliselt ligi tunni. 2009. aastal oli afereesi doonoreid Eestis 165. Möödunud aastal märgatavalt rohkem 285. Kui ravivõrk vajab afereesi trombotsüüte, siis me peame kindlustama selle vajaduse ja seoses sellega me otsime ka sobivaid doonoreid. Kuna viimasel ajal me teeme selliseid protseduure nagu plasmaferees, et siis me otsime ka plasmafereesi doonoreid ja kindlasti tulevikus on meil afereesi doonoreid tunduvalt rohkem, sest et meil on plaanis hakata koguma afereesi meetodil eritrotsüüte. Verest eraldatud plasmat säilitatakse -33 kraadi juures kuni 3 aastat. Trombotsüüte hoitakse toatemperatuuril. Need säilivad 5–7 päeva, seetõttu ongi doonoreid vaja järjepidevalt. Ühe afereesi protseduuriga saab 8 korda rohkem trombotsüüte kui ühelt tavadoonorilt. Afereesi doonoriks saab olla iga 24 nädala tagant, kuid igaüks doonoriks siiski ei sobi. Verenäitajad peavad olema keskmisest kõrgemad. Täna just lugesin arsti ütles 13. kord. See pole päris afereesi kord. Esimesed 3 olid vereandmised, ülejäänud aferees. Mul olid näitajad head ilmselt, et pakutud välja, et pigem siis afereesi andmine, kuna ma nõus olin, siis pole enam verd vaja olnud anda. Võib-olla veidi nõrgem on muidu, aga enesetunne halvemaks küll. Tahaks, et need doonorid oleks nagu rohkem olnud. Et kindlasti oled 2% elanikkonnast, kui oleks ikka doonorid, et siis oleks varude tagamine lihtsam. Ja, et momendil on kuskil, et 1,6% või 1,5% elanikkonnast on veel doonorid. Aga kui see protsent oleks nagu kõrgem, siis varude tagamine tõesti oleks lihtsam. 1. märtsist käivitas Verekeskus afereesi doonoritele uue kingisüsteemi. Iga protseduuri järel saavad doonorid punkte koguda ning hiljem lunastada pääsme teatrisse, spaasse või kinno. Dr. Erna Saarniidu sõnul on uus süsteem tänutäheks afereesi doonoritele, kes peavad teinekord ootamatult appi tulema. Kui haiglas on konkreetne patsient, kes vajab afereesi trombotsüüte, näiteks afereesi trombotsüüte, et siis ta võtab meiega ühendust, esitab meie tellimuse meile ja vastavalt me võtsime siis doonoreid. Helistame ja palume neid tulla. Ja me tõesti peab ütlema, et afereesi doonor on tõesti eriline inimene, kes leiab võimaluse isegi tööajast tulla siia Verekeskusesse ja loovutada siis trombotsüüte. Dr. Saarniit kinnitab, et masinad vererakkudele ohtlikud pole ning kutsub inimesi verd annetama, kel võimalik just afereesi kaudu.